tutvustan ennast siis paari sõnaga. Et mina olen Pusa, kodaniku nimega Piret Bergman ja olen kunstnik. Täna ma räägiksin tegelikult ühest maalist või sellest, kuidas ma siia maalini jõudsin võib-olla. Et ma ootan väga suunavaid küsimusi, kui midagi on küsida. Et ma tänasele päevale mõeldes hakkasin vaatama oma maale aastast 96-7 ja panin kuidagi ajalisse ritta ja tekkis selline kummaline arusaamine, et tegelikult kuigi kogu see visuaalne pool on väga muutunud alates siin ekraanil olevast 97. aastal tehtud pastellmaalist nimega Isu, kuni siis siin kõrval on maal aastast 2000, see on seeriast Templid ja siin on siis maal aastast 2013. Et visuaalselt täiesti erinevad, aga samas sisuliselt samad. Et see on, ma olen kogu aeg huvi tundnud kuidagi selle vastu, mis on asjade sees või asjadest väljas. Ja see sama eluringi vastu võib öelda ka mõnes mõttes, et 97, siis kui ma alustasin oma väikseid sahtlisse joonistamisi, siis ma ikka suhteliselt noorena maalisin või joonistasin naisakte, kes olid tihtipeale suuremate paberil ära mahutas, et siis ma maalisin võib-olla sissepoole, et kõik, et ta oli nii suur, et ma ei suutnud seda kuidagi ära mahutada, et siin on ka ta kuidagi pressitud sinna töö sisse, aga naine on samas ka ju selline elu jätk või et naisest saab uus elu jälle alguse. Ja siis sinna juurde oli tegelikult ka seeria last ootavaid naisi, kus oli see kõhu sisu oli näha, et kuidas see laps seal siis vastavalt on või selline eluring nagu võib-olla ja just, et ma kujutasin ka siis inimesi. Aga siis ma tulin õppima Pärnusse, Akadeemia Kratasse ja see tähendas minu jaoks seda, et ma pidin kogu oma harjumuspärase stiili ära lammutama, sest et ma olin nii kinni sellesse oma naistesse jäänud, aga koolis tuleb ju teha kõike ja väga erinevaid asju. Ja siis ma lammutasin kogu selle skeemi nii laiali, et ma jõudsin erinevate pindadeni, et inimesed kadusid üldiselt või elusolendid kadusid maalide pealt ära, aga siin on nagu ma ehitasin kihti, et seesama maal tegelikult on kire sees, sellepärast kui ma ta lahti võtan, siis ta jälle muutub, et need materjalide valikud ja asjad olid kõik sellised suhteliselt juhuslikult ja katsetatud. Et ma tahtsin nagu teada, mis on, et kuidas asjad lagunevad või seesama elu, et kihtide elu kui sellist. Ja jõudsin, siis ma kleepisin kunstlikult, see oli ka selline kunstlik tekitamine, et ma näiteks liimisin kihtide viisi tapeeti lõuendi peale ja hakkasin seda ära sealt tõmbama, et näha, kuidas mingisugune mõnes mõttes loomulik protsess tekib. Aga naljaks on see, et seesama loomulik protsess tegelikult on tekkinud nüüd, see on aastal 2000 maalitud, et ta siit pudeneb midagi ja kukub, kui ma teda liigutan, et see on, nüüd ta on juba päris või hakkab vasti valmis saama, et vasti peaks takiga ära katma. Aga mulle tundub, et teema või see sisu jäi ikkagi sarnaseks. Et sinna vahepeale tuli siis kõik igasuguseid muid kunstivorme, natukene installatsioone ja skulptuure ja kõiksugused asju, aga teema jälle seesama elu jätkamine või eluring kui sellise. Ja siis ma hakkasin pärast mingi ajalist, pärast kooli tekkis väikene paus
kui ma uuesti pinsli kätte võtsin, siis mul oli vaja kõike värve järsku kasutada, et värvid tulid tagasi, et see nii-öelda seinaperiood oli selline hästi minimalistlik ja tihtipeale valge peal. No sealt hakkasid vaikselt mingid mustrid kooruma, ma tahtsin neid mustreid ära kulutada. Et tegelikult ma vaatan korra, kas mul on siin olemas natukene seda ma ei tea kaasa. Sobi linnetama. Okei. Seda asja ei ole, kus ma seda ülemineku ühte osa praegu ei saa näidata, aga ma arvan, et siit võib-olla võib kujundlikult neid skeeme näha. Ja siis ma jõudsin sinna värvide hulka ja ma sain, siin tekkis see mõistmine, et ma ei peagi kõik ära mahutama pildi, kui on kogu aeg nagu see maali pind jäi liiga väikseks. Et ma saan ju maalida niimoodi, et pildi pealt saavad kõik asjad välja omakorda minna. Ja see maal võib ollagi lõputu, et tal ei olegi tegelikult lõppu ja algust ta ei ole fikseeritud kuidagi ära, et kõik, mis siin on, jookseb kuhugile järgmise pinna peale ja ta on mõõtmatu suurusega tegelikult, et siin selle maali formaadi võib peaselt ära mõõta mõlemat pidi, aga see ei anna tegelikult selle mõõtu. Ja kusjuures ma hakkasin seda tegema ennem, kui ma ise sellest aru sain, et ma seda teen. Aga ma näitan ühte päris hea võib-olla kujundlik installatsioon, mis ma tegin Saksamaal Erfordis. Et tema on natuke linnaruumis möllata oma asjadega, et siin ongi seesama üks maal, mis mul on reaalselt maalitud, aga selle ma lasin siis koopiana suure maali ja liimisin ta asfaltile. Ja sellest maalist lähevad välja 3 joont, aga ma jätkasin neid jooni tänaval. Ja läksin nende joontega igale poole seinte peale, kus nad tekitsid oma kujundeid, et läksin nendega edasi. Täpselt samamoodi siukene, see joon jookseb siit asfaltilt. See on sprei värviga, minu vist esimene graffiti. Ja see joone pikkus oli ikka kohati päris, ma jooksin inimeste vahel niimoodi selle sprei, seal oli rahvast oli hästi palju, siis hansapäevad, kõik toimub. Nii et siit seinte pealt jooksis ja siis mööda põrandaid kuni, ma ei tea, turu, nii kaua kui värvi jätkus. Et tõenäoliselt lõputult, aga ma sinna mitte kasutasin ära ka mingid teatud selliseid näha midagi. Ja siit samamoodi tekkis hargnemised kuskilt juurde, et need punane, sinine ja pruun joon oli. Puna-sinine kuldne joon, oli. Et need omavahel saab kuskil kokku, et see joonte, see on täpselt see, mida me ei näe, kui ma maalin maali, siis see, mis väljaspoole läheb, et see tekitab omakorda mingisuguseid skeeme ja süsteeme. Et selline sama lõpmatus. Et kui see maal valmis sai, siis oli mul päris tugev nimeprobleem. Ja selle maali nimeks sai esialgu, ta oli selline, ma teadsin, et ta ei ole õige nimi, aga ta oli külili keeratud 8, mis oli ka ühe minu näituse nimi. Ja sealt, aga selle õige nime ta sai alles siis, kui mul oli viimane näitus, ja sellele see nimi tekkis, ma teadsin, et ta sai nime üldiselt tunduvalt hiljem, kui ta valmis sai, et 2 aastat hiljem. Aga ma näitan selle maali algus korraks. Väga veidrad. Midagi näha on, aga see on selle maali algus. Et ma nüüd natuke niimoodi tegin kiire jälle teemavahetus. Kuidas sünnib üks maal? Selle maaliga on selline lugu, et selle alusraami tekkis mulle kunstnik Andrus Joonas. Seda isegi miks, et see ei olnud mingiks tähtpäevaks, ta lihtsalt oli siis
kuidagi teadliselt midagi või ma ei tea, et see raam seisis niikaua, kui ma ükskord olin valmis suurt maali maailma, see nõuab päris palju ajavabadust selles suhtes, et see on selline pool aastat, aasta, kuskil sellise ajal tehtav umbes maal. Aga minu jaoks algab maali loomine, kui formaat on suur sellest, et ma ise pingutan peale lõuendi, ise liimin, ise krundin, et see eeltöö, mis kestab mitu nädalat, on juba hästi oluline. Ja see, kuidas see maal hakkab, nagu, kui see liim saab peale ja ta teeb seda häält, et see on nagu, see on selline, siis on kõik õige. Ja siis ma teadsin põhikujundina selle maali peal alguses, et see hakkab siit niimoodi üles tulema, aga mis siit täpselt tuleb, seda ma ei tea. Siin oli veel eelmisest maaliseeriast jäänud selline müstiline tegelane nagu Pitsilink, kelle aeg-ajalt kuskilt mingisugune tema kehaosa paistis. Algselt ma maalisin ta siia väga korralikult tihedalt ära ka, aga mingi kell ta oli juba ära läinud. Ma maalisin jälle üle ja läks edasi uueks teemaks. Et niimoodi see maali protsess, et see algus ja sissejuhatus on nagu hästi oluline, see on kohutavalt meeldiv tunne, kui see lõuend on valmis ja saab seda kuma kuulda. Ja siis on juba selline suhteliselt puhas nauding kui suur pilt. Et see on selline ajataju, totaalne kadu ja tahtmine kogu aeg ainult sellega tegeleda. Et niimoodi on selle maali lugu ja siit samamoodi kõik jooned, mis peaks olema, ma ei ole 100% kindel, et ma mõnikord arvan, leian mõne joone, mis ei ole ühendatud, siis ma ühendan ära. Et siin pinna peal on nüüd sellised skeemid, mis jooksevad, kogu see maal peaks olema joontega, jah, et iga detail on ära ühendatud ja minu enda jaoks ära põhjendatud, et miks ta on kuskil ja miks ta on ühendatud mingite asjadega. Ja see sama, mis ma enne näitasin, see installatsioon, et kui vaadata neid graffiti või mis iganes ta seal Saksamaal oli, et kui neid mõlemaid asju korraga vaadata, siis see põhi on nagu, ma arvan, et peaks olema suhteliselt mõistetav, et sellepärast ma võtsin ka selle Erffordi installatsiooni. Ja niimoodi ta on. Et on tekkinud mõni küsimus selle jutu peale, mis ma olen rääkinud. Sa rääkisid nendest kihtidest, mis on jäänud sinna alla, et kas sa võid veel rääkida, mis seal maali sees tegelikult veel peidus on? See lind, ma saan aru, see lind on seal kuskil taga mingil kihil. Siin on kihid ja siin ongi, ta on nagu, minu enda jaoks on ta selline, kuidas ma ütlen, et ta on nagu ruumiline, aga siin ei ole nagu seda ruumi ja aega, või ta on nagu seesama tagumine kiht on tegelikult sellest kihist, sellest pealmisest kihist nagu mõõtmatult kaugel, aga samas nad on joontega omavahel ühendatud, nagu ta oleks üks, et see joone pikkus ongi jälle täpselt, et ta ei lähe ainult mitte väljapoole mõõtmatult nagu suureks, aga ta läheb ka minu jaoks sissepoole samamoodi. Et siin, ma ei oska neid aegasid või ruume, need on määramatud, et neid ei peagi määrama, et ma näen, et seal ei ole mingit vajadust seda teha. Aga ma korraks, see on selle sama lõuendi pind siin, mis mul on. Siin on mingisugune algus või sellised nagu nii-öelda mustad joonis, need on mobiiltelefoniga tehtud pildid, et mul oli mingeid asju vaja. Et see taustavärv oli mul suhteliselt, ma ei teadnud, mis värvi ta tuleb. Kõigepealt olid detailid ja siis hakkas see taustavärv nagu alles tekkima. Sellised ühendused omavahel. Et siin sees on samasugused nagu siin väljas, kõik kasvab ja siit läheb edasi
siit edasi tulebki mitmeid maale veel, et ma võin siia kõrvale panna, sest ma ise tean, et see järgmine maal on, siin vahel on võib-olla mingisugune kilomeeter ja siis tuleb järgmine maal, mis ma tegelikult peale seda maali maalisin. Et samamoodi ma võin võtta siit mingisuguse sellise väikse osa ja seda nii palju suurendada enda jaoks, et mis siin sees on veel, et see läheb minu jaoks täpselt, iga detail läheb veel lõpmatult suureks. Iga mingi selline pisike jubin, et ma võtan uue luuendi ja teen sellest samast jubinast, ma ei tea, see sama suure maali, et aga kõik on selle jubina sees, selle maaliga. On selline, siin on natukene, siin on värvid on veel vist teised ja et värvi vahetusi tuleb võita ka päris palju. Siin on seesama osa, sinine ja detailid on veel puudu ja tihedus on veel puudu. Siis ma võingi jääda ühte kohta nii kinni, et üks koht võib täitsa valmis olla, nii et teine pool maalist on alles täiesti lage. Suure maali puhul on see hästi tore, et sa saad iga päev mõelda, et millist osa sa tahad maalida, kas sul on see, kus ongi aega ja tahtmist ja kuidagi see tunne, et ma tahan edasi mõelda, sest ega see valmimisprotsess on ikkagi päris palju. Kuna mul on need skeemis, ma pean neid oma peas ühendama, et kas ma valin selle koha või võtan mingi teise, kus ma saan lihtsalt neid mustreid siia sisse teha, mis on selline jooga mõnes mõttes või selline tegevus. Et jah, siin siit on näha need nagu muutused, et siit kuskilt tegelikult siit ülevalt on mingisugune kuldne, see aeg võib-olla siin ei ole veel. Aga jah, et niimoodi ta vaikselt on. See maal ei ole tegelikult ametlikult kunagi valmis saanud. Kuidagi see esimene näitamine tuli hästi kiirelt ja ma tean, et siin on mõned väiksed asjad, mida võib-olla keegi ei pane tähele, aga ma ise tean. Aga ma ei tea, võib-olla on valmis, võib-olla oligi see sama õige hetk, et see ära lõpetada, sest lõpetada on väga raske maalimist, et millal see maal valmis on. Ja seesama, et kas see on nüüd, kuidas seda mingisse klassikalisse kunstimaailma liigitada sellist asja või kas ta on, mul küsitakse, et mida sa teed, et kas sa tegeled abstraktse kunstiga või figuraalse või ma ei tea, mis iganes, et siis ma ei tea, mis ma teen tegelikult, ma teen seda oma asja. Ta võib olla nagu see sein, kui see maal, kui see naine seal, et tegelikult on see kõik sama. See on see, mida ma teen. Kes on olnud sinu eeskujud? Mul ei olegi nagu, ma ei saa öelda otseselt, et on olnud mõjutajaid erinevaid päris palju. Mingitel õigel ajal õiges kohas. Ja siis on selliseid kunstnikke, kelle töid ma lihtsalt väga naudin, aga samas ma ei ole kunagi tegelenud, ma olengi vaadanud seda kui omaette asja, et see tunne, et sa vaatad seda tööd ja sul on nagu hea hakkab olla. Praegu mul on üks Rootsi kunstnik on Lennart Ronqvist, kes on üks supernaine. Ta on, ma arvan, vanustanud praegu kuskil 80-90 riigis. Ja ma teaks, siin internet on. Aga see on võib-olla mõni teine teeb. Et kuidas ta suudab, ma imetlen seda, kuidas ta suudab maalida niimoodi, et vaadates maali tekib kõik see päris tunne, et ta maalib lapsi, kes on sellised nunnud, väikesed vastikud lapsed.
kes näiteks, ta on ka skulptuure teinud, et ma olen sattunud ta näitusele täiesti uskumatu. Et ta maalib näiteks, kuidas väikesed tüdrukud, kellel on siuke naeratus näo peal, mängivad kassiga vees. Et see pilt iseenesest, kuidas nad nagu seda kassi hoiavad vee all või noh, et see sama tunne. Ma imetlen seda, kuidas saab seda väljendada. Aga kooli ajal oli mul väga suur eeskuju või inimene oli Andrus Jonas, kes kuidagi aitas mul hoida enda süsteeme nagu elus või et seal oli päris keeruline lillelapsena läbi selle Grata 4 aasta libiseda. Et eks sealt päris palju jäi kuhugile enne kooli aega ka, aga see oli see, mis oligi vaja, et ei jääks. Andrus Jonas on jah, väga mõjutanud just oma Aletoia seeriatega, kus on need lilled kui sellised, tema värvid ja asi. Aga neil on palju, et see oleneb nii näitusest ja konkreetsest tööst ja inimesest. Et tegelikult otseselt jah. Skeemideni jõudsin ma kuidagi ikkagi ise, et sealt ei ole. Aga räägi neist skeemidest, see üks artikkel, mis pärast sinu näituse avamist nüüd Pärnu Postimehes ilmus, oli minu mõttes selles mõttes väga huvitav, et just nimelt see võimalus, et sa maalid nii seda nagu ühte sama objekti, aga sa nagu lähed, sa zoomid nagu sellesse sisse või sa lähed sellest eemale, et äkki sa võid rääkida nendest objektidest natuke täpsemalt, mis objektid need sellised on? Need on nagu sellised mingis mõttes välja kujunenud detailid, et nad muutuvad ka. Et üks, mida on hästi palju võib-olla mu maalidel näha, mis ongi seesama selline nii-öelda kibuvitsa või granaattõuna kujund või ta ongi, kuidas keegi teda näeb, mis selle maali peal on jälle lahti läinud ja sama, siin on ta on nagu seesama kujund on tegelikult hästi palju läbi käinud ja hästi palju muutunud ajas. Samas jäänud samaks. Aga selle kujundi nagu otsest tähendust ma ei oska öelda, et see ongi mingisugune kujund, mis käib kaasas, et neid uusi kujundid tuleb aeg-ajalt juurde, ja siis kas ta jääb või ei jää. Et ma arvan, et seal ei ole midagi, ma olen väitinud ka selliseid viimasel või kuidagi selliseid klassikalisi mustreid kui selliseid, et siin ma ei kasuta kunagi templeid, ma teen kõik, iga jubin on tehtud pintsliga ja eraldi, et siin ei ole kasutatud nagu midagi muud peale pintslite värvi. Ja seda just sellepärast, et kui ma teeksin templit või mingi mustri, millega ma seda teeksin, et siis ma arvan, et see elu kaob ära, et need näiliselt näevad kõik asjad, võib-olla näiteks see taust, et ta näeb selline ühtlane tekk välja, aga samas siin ei ole mitte mingisuguseid korduseid. Et siin ei ole ühtegi, et kui sa vaatad ühte detaili, et siis kui sa vaataksid selle sama detailiga mingi koodilina, et siis tal olekski, sa leiaks selle sama korduse kuskilt üles, aga siin seda kordust ei ole, et iga jubin, kuigi ta on näiliselt sarnane, on tegelikult täiesti, tegelikult on erinev. Ja rääkides veel, kui zoomides ja sisse, siis need erinevused järjest nagu kasvavad, et samamoodi nagu, ma ei tea, granaattõuna lõikad pooleks, siis see seemnete rida näeb väga korrapärane ja perfektne välja, aga tegelikult on ta ju ainult näiliselt selline. Et iga seeme on eri kujuga erinev, isegi erinev värvi. Ja siis sinna veel seal on omakorda pisike seeme, kus sees on omakorda ja kõik nad on erinevad. Midagi ei ole korduvat. See on sama, mis vaatad lennuki pealt maa peale ja kõik on ju ühtlane ja nagu oleks kellegi loodud siuke korrektne hind, aga tegelikult ju mida lähemale hinda seda, siis tulevad uued korrapärad tegelikult.
siin on lihtsalt, ma võtan selle sama kujundi, mis siin on nii-öelda lahti läinud, mis on siis, ja kuidas see näha on, aga siin ta ongi selle võib-olla granaattõunakujuga, et see on maal, mille nimi on 613 ja see nimi on tingitud sellest, et sattusin lugema ühte uuringut, kus väidetavalt iga granaattõuna sees on 613 seemet. Ma reaalselt muidugi lugesin ka paar granaattõuna üle, selgus, et see ikkagi natukene piiadatud, et keskmine on 613, aga see tekkis selline samamoodi, et selline elu ringlemise teema, et kuidas ülevalt need seemned nii-öelda valmivad, tulevad välja ja omakorda siit sellest põhjas, natukene kehvasti pole näha, aga tekivad uued seemned ja nad saavad edasi minna ja kusagil jälle edasi kasvada. Et midagi nagu, ma ei usu, et midagi ära sureb. Lihtsalt, et ja selle, tegelikult see on läbiv, aga siin sees on omad väikesed sellised tripid või tripid. Vaatan, kas siin on see pitsilinnuga, mis oli mul ka siin maali nurgas, et sealt paistab nii-öelda saba ja siin on üks maailm ja siin on see dialoog nagu, et kuidagi siit nagu hargneks midagi või tekib juurde või sealt hargneks midagi, et kumba pidi see käib, et kas sealt tõmmates hargneb lahti see lind või siit tõmmates see maailm. Või siis ongi see sama tasakaal nende vahel, et nad lihtsalt kord ühte, kord teist ja siis kui siit lahti tõmmata, siis saab midagi uut tasemele tulla. Aga kas tal on sellel, kas neil on ots ja äär ka kuskil nendel nii-öelda niidi otstele, et see on niisugune omati küsimus või saavad nad võib-olla hoopis kuskil kokku need otsad. See on küldi keeratud kaheks või ei ole. Ma ise ka ei tea. Kuidas kunagi? Sa mainisid, et see pilt, see risomnia praegu ei ole sinu jaoks valmis, et mis on tegelikult see, mille järgi sa järeldad, et pilt on valmis? Mida sa nagu sellelt pildilt taotled? Et kõik jooned oleks ühendatud, et ei oleks nagu on küll lahtised kohad, aga need on nagu ma kuidagi tahan ise valida selle koha, kus ta lahti on. Et kui ma siit olen nii-öelda kinni heegeldanud selle osa, siia ma olen jätnud väikse augu sisse, et ma tegelikult nagu iseenesest suunan teda natukene. Ma võiks ta ju lahti jätta, siis ta hargneks laiali, aga samas ma tahan, et ta ikka välja saab, et ta jääks siia kinni. Et siin on üks lahtine koht ja siin on üks lahtine koht, kus need uued asjad saavad tekkida. Siin on mõned siit nurgast on lahti jäetud, et kõikide maalide peal ei ole ta nii kujundlikult kinni õmmeldud, ja kõikide maalide peal ta ei olegi või ei peagi olema, aga siin on just see, et ma tahtsin kuidagi seda visuaalselt näidata seda. Nagu siit on ka. Ja see sama niit, millega ta on nii-öelda õmmeldud, et ta jookseb siit kuskilt välja. Ja selles suhtes, et see kõik nagu jätkub. Mul ei ole mõtet teist maalida samasugust või et see, kuidas see täpselt siit jätkub, et see on juba, siis ma võtangi sealt midagi muud võib-olla. Aga selles suhtes ta on valmis, aga tal on mõned ühendamata kohad. Jah. No võib-olla ma ei peaks nii palju kontrollima seda, mis siin toimub, aga vaatab. Aga lasen natukene lõpemaks kuidagi selle kontrolli
mingi aeg ja vaatan, mis siis saab. Aga noh, see on suhteliselt kontrollitud. Kahju on lõpetada maali lihtsalt, et õudselt selle ühe maaliga elad kuidagi koos selle aja ja sa tead, et ta on kogu aeg seal, et sa tead, et seal on need kohad, mida edasi teha ja siis kuidagi ei tahagi, et see mõnes mõttes ära lõppeb. Mis tähendus on sul värvidel? Või värvidel sinu jaoks? Nad on lihtsalt aja jooksul välja kujunenud minu jaoks nagu sobivad värvid. Või et need on värvid, mida ma kasutan palju neid värve, mida ma tõesti tunnen. Et päris palju kindlaid punaseid, kindlaid siniseid. No ta on mõnes mõttes selline natuke kindla peale, aga siin ma tegin selle väikse trükki, et see roheline ei ole, on täiesti nagu just vastupidi, et ma püüan neid juurde võtta, neid värve või vahetada aega. Mis on ka tihti lõpeb sellega, et ma olin ikkagi üle, et proovin. Aga värvid on lihtsalt selline hea viis, võib-olla eneseväljendamise viis. Ei tea, ma võiksin ju ka mingis muus meediumis oma asju teha, et ma olen teinud ka mõned pisiskultuurid ja iganes, sest seesama joon, mis seal Herfordi tänavatel jooksis, et ka ju lõngakeraga teha, mis iganes, et see mõte on ikkagi, see minu jaoks on maalimine ja sellised viisid maalimine, ma arvan, kõige sobivam, kui ma tunnen ennast kõige paremini. Aga nii ka animeerida, kui ma tunnen, et selleks on vajadus, et lõpuks ei oma mingit tähtsust. Naudita lihtsalt, puhas rõõm. Mul on hea meel, et see maali endale lõpuks nime sai, et nüüd ma tunnen, et see oli ka üks asi, mis ta ei olnud valmis. See Risom ja see maal ongi täpselt see, kuidagi see kirjeldab seda, just selle maaliga seotud tunnet või kuidas ma maalisin seda maali. See on õige sõna. Äkki sa seletad seda sõna natuke lahti? No ta on täpselt, ta võib olla nii seisund kui koht iseenesest sõna, aga lihtne risoomid, sellised juured, mis maa all kasvavad, aga aeg-ajalt ma olen aru saanud, et suhteliselt kontrollimatult nagu tulevad maa peale, et see ei ole selline, et nüüd on see, et olen nii kaua kelle kasvanud ja nüüd ma tulen. Kui on soodsed tingimused, siis sealt hakkab kasvama see maapealne osa, mis siis jälle kasvab, pareneb, paljuneb, aga see risoom kui selline on siuke, ma arvan ka, et seda pikkust ka ei tea. Ja siis selline juurde insomnia kui seisund, et minu jaoks on ta selline nagu unustamise seisund või selline seisund, kus ma ei kuule. Mul on, ma ütlen, kui ma maalin, siis mul on taustaks Vikerraadio. Ma ei kuule seda tihtipeale, aga ma kuulen, kui on see uudiste signatuur, et siis ma tean, et täistund on. Aga mis täistund, seda ma ei pruugi teada, et ma ei tea, et see on selline huvitav. See on üks heli, mis nagu, see on tegelikult see seisundi kirjelduseks või see ei ole midagi alati. Aga ta jah, sai, tundus õige. Kui juba maalimisele jutt läks, äkki sa räägid, kuidas või millal sa üldse maalid, millise päeva ajal sulle meeldib maalida või milliste tsüklitena üldse või mismoodi see töö sul nagu käib? Mul ei ole mingisuguseid siukseid kindlaid asju. Maalimine on selline tegevus minu jaoks, mida ma arvan, et ma võiksin teha suhteliselt kogu aeg. Et kui mul, et igal võimalusel mõnes mõttes ja see on ainuke tegevus, mis mind ei ole siiamaani ära tüüdanud mitte hetke ka või mul ei ole hakanud igav või lihtsalt see, kui mõnikord tekib kuu aega, kus midagi, mida tahaks, et
näeks välja niimoodi, ei tule niimoodi välja või kuidagi ei saa minema sealt ühest punktist, nad tekivad sellised surnud punktid. Et see võib olla päris keeruline, aga maalin kas või, kui mul on mõnikord pool tundi, tunn aega, oleneb ka, vahest saab 8-9 tundi järjest maalida, et see väga palju oleneb. Muidugi on väga mõnus, kui saab järjest ja pikema perioodi vältel. Aga muud toredad asjad on ka, et ei saa ainult maalida. Ja sa töötad praegu ikkagi, see maal on nüüd valminud kunstnike majas sinu ateljees, nagu ma aru saan? Jah, üldiselt enamus viimaste aastate maalid on seal valminud. Aga see on suhteliselt väike ruum, et kuidas sa ikkagi seda tervikut seal, no nii suure pildi puhul, kuidas sa tegelikult nii väikses ruumis tervikut suudad hoomata? Ega tegelikult väga hästi suudagi, aga ta koosnebki väikestest kohtadest võib-olla või noh, et ma jäängi ühte kohta ja siis ma keeran, kuidagi tõstan kõrgemale, lasen madalamale ja lähen teise kohta, aga muidugi aeg-ajalt ma viidan ateljeest välja ja vaatan suuremas ruumis kaugemalt, et midagi väga juttu oleks. Aga samas võib-olla see ei ole halb, et see tekitabki selle asja, et ma saangi või ma maalingi nii läbi need kohad. Et kuna see maal on mulle nii lähedal ja ma ei saa, ma pean lähedalt vaadates ka eriti niimoodi vaatan, et kõik asjad oleks korras. Et ei ole kaugelt vaatamiseks. Vaatan korra, kas mul on veel midagi. Siin on see, kus ma tekitasin maalidest installatsiooni. See oli Linnutee oli selle nimi, vist suhteliselt keeruline aru saada, aga ühesõnaga selle õie seest tuleb välja üks sama pitsilind, kes mul oli ja lendab siit, aga tema siis on sellised pisikesed tükid nagu erinevatest. Need on sellised väiksed maalid, kus on peal nagu nii-öelda nagu killud, et ma võtaksin näiteks siit siukse väikse koha või siit, aga nad on erinevatest. No need ei ole maalide pealt otseselt, aga et seal on see lind, kes lendab välja ja need erinevad maailmad, kus ta siis läbi võib linnata või seesama sulgemine ja siit väljumine tuli ka kuidagi sellega seoses. Selline asi. Lihtsalt kuidas saab ka, kuidas ma olen visualiseerinud seda asja. Siin on vanem, siuke ka selline suurem maailm. Samamoodi jälle, sama skeem. Ja siin on jälle siis see, kust need 3 maali, vaadates neid sama 3 maali, et mis on kõik tegelikult ju kõik on sama. Rääkides värvidest, tegelikult ei pea neid kasutama. Sa rääkisid sellest, et sa võiksid ka mingi nagu animatsiooni või mingil muul moel nagu sama asja realiseerida, et kas sind on tegelikult mõjutanud või oled sa tegelenud sellise nagu modelleerimisega just selliste arvutigraafika või mingi sellise asjaga, kas on midagi, mis on kandunud nagu siia? Ma olen tegelenud küll mingil määral, et tegelikult rattaajal oli mul päris suur huvi animatsiooni vastu ja see oli ka üks selline asi, mida ma võisin teha lõputult, kuna ta nõuabki päris palju sellist kannatust, et palju tööd ja 2 sekundit. No siis sai selliste lihtsate asjadega katsetatud igasuguseid skeeme, aga elu läks natukene teistmoodi, et oleks võinud ka minna teisele poole. Aga lihtsalt tuli niimoodi. Ja selline arvutigraafika on üks minu
elu jooksul õpitud oskustest, et rääkides nagu inimesena mõnes mõttes nagu ellujäämisest, et on vaja ka mingisuguseid ameteid ja oskuseid. Ta on mulle abiks küll raamatute illustreerimisel või mingite kujundustööde tegemisel, aga ma pigem arvan, et minu maalid mõjutavad seda arvutitagust elu rohkem kui sealtpoolt siiapoole tuleb, et ta on selline tasakaal mõnes mõttes. Hästi erinevad, üldiselt erinevad maailmad. Ma olen proovinud ka arvutis joonistada üle vektorgraafikasse oma neid mustreid või mingisuguseid asju, aga see on väga vale. Et ta on nii vale, et seal puudubki see käejoon või see erinevus, et sa hakkadki kopeerima neid asju ja kõik ongi vale. Et sellepärast ma olen seda pilti näinud, kui seda voodilina pilti see enda jaoks tehtud, aga see ei olnud see. Ikka ei mõõme. Ma mõtlen korra selle sama maali eraldi, kus mul need 3 joont maas välja jooksid. Nendest võivad lõppeda kus iganes. Kas sa oled ka varem teinud mingeid kokkuvõtteid, et sul on väga hästi dokumenteeritud kas või selle sama risomnia protsess, et kas sa oled teinud mingeid kokkuvõtteid sellisest tööprotsessist varem? Ei ole väga teinud, aga ma tunnen puudust sellest, et mul oleks tehtud. Et ma tahtsin, kui ma seda maali alustasin, siis ma tahtsin tegelikult seda niimoodi dokumenteerida, et iga mingi aja tagant, et seda sama animatsiooni tekitada sellest pärast, aga samas see on asi, mida ma ei saa ise teha, et ma ei saa mõelda, muidu ma hakkan mõtlema selle peale, et mul see animatsioon tuleks hea, et ma pean iga aja tagant seda kas filmima või pildistama või et ma tahaks, et puhas taust oleks, ta peab olema see pool aastat täpselt ühe koha peal, kogu see protsess tegelikult see lisab väga suure, ma ei saa keskenduda, ma arvan, siis maailma. Aga sul on ju praegu ikkagi need etapid meeles, et kas sa oled ju pildistanud, eks on, aga isegi sõnaline kirjeldus aitaks täiesti, kas või see, et sa võid minna nagu sügavuti kihilt ja sa võid ka, kuidas see on nagu laienenud selle kogu maali pinna peale? See on üks asi, mida ma tegelikult üldjoontes isegi olen püüdnud sihilikult vältida seda kirjeldamist, sest et ma ei ole kindel, et kas see on õige või vale, mida mina näen, et mulle väga mulle meeldib see, kui ma saan tagasiside või et keegi näeb neid asju kuidagi teistmoodi või samamoodi või ma ei kujuta ette, kui on küsitud, siis ma olen muidugi rääkinud, aga ma ei ole kirjeldanud väga sinna juurde. Ma ei tea, võib-olla on vajalik. Võib-olla ma ise võib-olla on vajalik. Aga enda jaoks võib jah teha, et ma just kardan, et see võib-olla lõhub mingisuguse mõtte ära või et need kunstnik ütles, et järelikult nii peab olema. Et tegelikult on ju maale seletatud, ma arvan, et see, mida on kirjutatud nii mõnegi maali või kunstniku kohta, et kuidas ta mõtles. Ma ei mäleta, kelle elulugu ma lugesin, kuidas oli kirjeldatud, kuidas kunstnik liigub ruumis ja tal on sinised kingad jalas ja kuidas ta hingab ja kuidas ta mõtleb. Et see oli ilmselgelt, see oli selline ilus poeetiline liialdus sinna juurde, kuidas ta mõtles. Aga samas oli tore ju lugeda ja kujutada ette, kuidas ta siniste kingadega liigub. Ma arvan, et kõigil on kõik, kuidas seda maali seletada, et see on ikkagi õige. Et seal ei ole kunagi vale või et see võib olla täpselt nii nagu nähtud. Väga huvitavaid asju on nähtud.
kui sa peaksid seda meetodit, mida sa kasutad nüüd kuidagi kirjeldama, siis mismoodi sa seda tegelikult nagu teeksid? Ma esitan võib-olla selliseid seda kunstivaldkonnas ebakompetentseid küsimusi, ma pigem nagu oma Märta otsast vaatan. Mis meetod see ette on, mida sa kasutad? Ma ei oskagi seda kirjeldada. See on selline, ta on lihtsalt midagi sellist, mis on aja jooksul tekkinud ja arenenud. Kui ma ise olen arenenud, nüüd ma võib-olla, kui ma just vaatasin seda 3 nagu maali koos, siis ma sain aru, et seal on see ühisosa. Et ma ei oleks, võib-olla ma oleks pannud selle kõik siia praeguse aja või mis ta oli 2008. aastast kuni siiamaani sinna aega, et seal see kuidagi tekkis, aga tegelikult ma näen ka siin seda põhja ja ta lihtsalt on loomulikult niimoodi tulnud, et meetod, just öelda. See oli, ma panen selle esimese ikkagi tagasi. See oli mulle endale selline kummaliselt vahva leid. Samamoodi nagu see isu või söömine, kui selline on ka üks protsess nagu elu lõputust ringlemisest. Aga siin on värvid juba tegelikult, kui selle töid vaata, siis ongi see värv oli juba seal olemas. Vahepeal ta ma tahtsin värvi sisse ka minna, et ma tahtsin näiteks valge värvi võtta tükkideks või minna sinna suurendada seda sisse ja välja, et mis seal on peidus. Sellised erinevad asjad. See tegelikult nagu väga abstraktse ja maaline välja, aga see ei ole abstraktse. Või on, aga siin on sees templid ja siin on ma ei võta teda välja, sest ta muidu pudeneb mul laiali rohkem, aga siin on üks nii-öelda seina osa. Et kui sa võtad konkreetselt näiteks kiriku seina ja siin taga paistab mingi teine ehitis, et siis sa siis tekibki selline natukene lähedale lähed ja teed selle pildi, et seda võib niimoodi seletada, et see on hästi lihtne seletus sellele templitele. Et ta ei ole lihtsalt, ei ole tegelikult juhuslik, et ta on ka suhteliselt kontrollitud moodi. Et jah, mis mul aga seda ei ole reaalselt olemas, seda pilti küll, et ma ei ole seda kuskilt leidnud ja fotot teinud ja selle ma on lihtsalt minu peas ma näen, kui suur see on, et see on sama üks juht sellest seinast, aga tegelikult ta on nagu meeletult suur ehitis, mis on jälle täiesti hoomamatult suur, et ma ei tea, kui palju seda, kus see on küll see seinapurk on ja, aga kui palju ja kuhu ja kui suurelt edasi läheb, et see ongi selline lõputu suurus mõnes mõttes. Nii suur kui vaja on. Kus sa oled õppinud veel peale non grata? Sa lõpetasid siin ära ja sellel ajal, kui oli siis Eesti Kunstiakadeemia Pärnu kolledž. Nii et sa oled lõpetanud selle kolledži, eks ole, siin nagu bakalaureusena, jah? Et see oligi see kummaline juhus, kuidas ma tulin tegelikult Pärnusse 9 aastaks. Aga sellest 1 aastast on saanud juba 16-17 aastat. Elus teist korda tulin Pärnusse ja ju siis oli vaja. Ei läinud Tallinnasse ja pärast lõpetamist mul oli küll võimalus minna edasi õppima, aga siis ma enam ei kujutanud ette, et ma elan Tallinnas. Et see oli minu jaoks nagu kuidagi tekkis seal päris suur konflikt juba. Aga jäi nii ja samas ma olen saanud ikkagi väga palju asju teha. Mul ei ole jäänud midagi tegemata sellepärast, et ma ei ole midagi õppinud, mida ma tahtsin õppida. Kõik on võimalik teha.
sa kirjeldasid seda, et see oli nagu hästi suure muutusaeg sinu jaoks, et võid sa nagu täpsemalt rääkida, et mida see Norgratas õppimine sinu jaoks muutis? No see ikka pööras nagu kogu minu sellise maatüdruku elu täiesti tagurpidi, aga kuna ma olen kogu aeg olnud uutes situatsioonides suhteliselt avatud või paindlik ja see minu jaoks huvitav ja inimesed on huvitavad, et siis ma läksin sellega kaasa ja lasin minna, et kui ma tegin oma elu esimese performance'i, siis ma ausalt öeldes ei saanud üldse aru, mis asi performance on, et lihtsalt tegin midagi ja kogu see, mul oli päris keeruline oli see, et ma natukene nende samade pasteelmaalidega oli selline päris positiivne tagasiside tulnud siis sealt maalt ja ma sain selle Ants Laikmaa noorekunstniku preemia ja see oli ikka väga suur asi sellele ja siis tundsin ennast juba päris vaikselt küll, aga mugavalt oma nii-öelda välja kujunenud käekirjaga. Kuna ma olin 97, päris kaua aega tagasi. 18. Ja siis siia tulles oli see täpselt selline asi, mis tegelikult ei meeldinud mitte kellegile. Et oli selline hoopis vastupidine sellele, mida me nüüd tegema hakkame või õppima hakkame. Et see oli mul ikkagi päris keeruline aeg, lihtsalt midagi muud teha või lihtsalt joonistada või. Aga mis ei tapa teeb veel tugevamaks, et ma arvan, et see oli õigel ajal õiges kohas, et mul on väga hea meel, et ma sinna kinni jäänud. Mul samas on päris huvitav vaadata praegu. Ja ma mäletan seda tunnet ka, et kuidas need asjad käisid null punktist jälle uuesti. Nullist on palju lihtsam alustada kui sellest, kui sul on juba midagi, et siis sul on võimalik arendada mingeid asju, kuna ma ise hästi palju seal nokitsesin, et mul ei olnud ju juhendajad või ma ise jõudsin oma asjade peale ja siis oligi see keeruline välja tulla, värvid ära unustada vahepeal. Rohkem fotosid, otseselt ei olegi nendest, siis teebki ju negatiivide peal, mõned pildid on. Aga mis sind nagu Pärnu juures kütkestab, sa elad siin, eks on ju tegelikult 24 tundi ööpäevast, et ta on täpselt kuidagi pare suurusega linn, et ta ei ole liiga suur, ta ei ole liiga väike ja siis on see asukoht, kus on nii Tallinnasse, Tartusse kui Riiga on selline peaaegu, et sama pikk maa, ütleme niimoodi. Ja perekond, lapsed, kool, et kõik see on lähedal, et midagi mugav on ja hea on, talvel on hea ja sügisel ja kevadel, kui kõik on rahulik. Ja meri on ka minu jaoks noorortslasena eluliselt vajalik. Et ma ei pea seal, ma võib-olla ei sattugi mere äärde suvel siin Pärnus, aga ma pean teadma, et on seal. Kas sa õpetamisega ka tegeled? Ma olen tegelenud. Olen Pärnu kunstikoolis õpetanud siin aastaid tagasi ja siis vabakoolis olen õpetanud aastakese. Aga praegu mul on üks kursus, mida ma olen Rootsis augustikuus selline nädal aega, et see on, mulle tundub, et see on minule selline sobiv süsteem, et ma olengi hommikul kella 9-st kella 3-ni 5 päeva järjest sama grupiga koos. Et mulle meeldib selline kas tsükliõppe või siis see, et mulle ei meeldi see, mitte ei meeldi, aga
aga ma tunnen, et ma ei suuda järgida seda süsteemi niimoodi, et 3 aastat mõtlen ette, kuhu ja kust ma kuhu jõudma pean või kuhu õpilased, kuhu ma tahaks suunata. See nõuab omaette täiesti omaette tegemist või elamist, aga mul ei ole energiat ja aega sellega nii süvendatult tegeleda. Ma niisama ei taha teha, et ma lihtsalt lähen ja olen ja teeme ja siis tuleb järgmine tund, siis peab juba olema. Aga see 5 päeva täpselt paras, selline keele säilimise mõttes ka endale keelekursus. See on sobib. Aga workshop'e ja selliseid kursuseid ma aeg-ajalt teen. Harva. Selle õpetamisega. Võib-olla kunagi jälle. Aga kui sa õpetad, siis mida sa õpetad inimestele? Noortele. Mul on noortegrupp. Minu õppesüsteem on selline, et ma õpetan või tegelikult ma juhendan seda, et see on selline loomeõpe või et ma õpetan küll mingisuguseid praktilisi nippe või vahendeid kasutama, et võtame siin kips või pliiatsid või värv, ükskõik, et kõik materjalid on tegelikult see gruppi, räägin grupitööd võib-olla kõige lihtsam seletada. Grupp tuleb kokku, materjalid on kõik olemas, näitan tehniliselt, et näed nüüd niimoodi segatakse kipsi, kes tahab, teeb kipsi, kes tahab, läheb, teeb oma eilset tööd. Et ei ole sellist ühtset, et nii, et täna teeme natürmorti ja kõik teevad natürmorti. See on selline vaba kursus, et põhiline on see, et sa teed midagi. Ja see, et kuidas sa kuhu jõuad, et see ongi see, mis teeb hästi huvitavaks selle. Mul endal on huvitav vaadata, sest mul 3 aastat on sama grupp olnud. Et kuidas nad on hakanud mõtlema või kuidas nad julgevad mõelda ja kuidas nad sellest räägivad ja kuidas nad arutlevad omavahel. Nad on sellised 13–15 sellised vanused. Et see oli ka selline kummaline asi, et ega ma ei teadnud, mida ma õpetan. Et see võttis ka paar aastat ennem, kui ma aru sain, ma nägin tulemus, siis ma oskasin aru saada, et ahaa, et see ongi see asi, miks see asi toimib. Toimib väga hästi. Et nad on kohal enne, kui see kell 9 saab, siis kui on lõpuaeg, siis pean tihtipeale meelde tuletama, et nüüd on see lõpuaeg. No see ongi see üks ruum, kus nad saavad tegutseda hästi ja ma näen, et seal on see tulemus. Et see on väga tore, see on vajalik. Ja ma näen, et see ju aitab ka muudel elualadel hakkama saada. Et ma arvan, et kui keegi tulevane, ma ei tea, matemaatik satub sellisesse kunstitundi, et siis ta julgeb ka mõelda raamist välja, et ta võib-olla ta ei jää selleks kuivaks faktiteaduriks, aga võib-olla see on see asi, mis ta aitab mõeldagi sealt raamist välja ja olla loominguline. See on, ma arvan, igale alale ülivajalik üldse algklassides peakski olema see kunstitund, selline loominguline vabadus. Seda peab küll kuidagi. Et nad tahavad, et need noored või lapsed või nad tahaksid teha ja saavad kasutada seda materjali, mis nad ise valivad ja seda teemat, mis nad ise valivad. See on huvitav. Mis suhe sul endal on matemaatikaga? Mul on matemaatikaga päris keeruline suhe, et mulle õudselt numbrid meeldivad, aga ma teen nende numbritega omad skeemid. Mul on koolis matemaatikaga olnud mingisugune aeg. Nii kui oli geomeetria, oli kõik hästi, sest ma sain sellest aru, sest see oli visuaalne materjal. Aga mulle meeldib, minu arust matemaatika on väga ilus. et kõik need, kuidas jõudmised ja selline suhe, aga ma kindlasti ei juuri või ma ei tegele sellega. Ma naudin, kui keegi sellest vaimustatult räägib. Minul näiteks oli, kui ma seda sama Risomnia pilti või varasemalt ka sinu loomingut olen vaadanud, ega ma ei ole ka spetsialist, aga ütleme selline mõiste nagu fraktalid. Et natukene selline fraktaalsuse, pluss muidugi, et see on selline mingi niisugune ka bioloogiline nagu evolutsioon või mingi niisugune nagu just nimelt see, mis sa ütled, et iga see kujund on nagu just kui üks ja seesama mingi mall, aga see on ometi kogu aeg erinev. Et tõesti nagu mingisugune selline geneetilise
materjali või edasi kandumine. Jah, ma arvan, et paljud asjad on omavahel mingitel kummalist moodi seotud või ongi. Et selles mõttes mulle lihtsalt oli, no miks ma su käest seda küsisin, et kas sul on olnud kokkupuudet või oled sa nagu teadlikult saanud impulssi näiteks fraktalitest? Ei ole. Ma ei ole jah teadlikult üldse väga palju nagu neid asju teinud või ma ei arvuta, ma ei mõtle palju ennem välja, et see ikkagi tekib midagi see käigus. Ma ei tea, kas on küsimusi auditooriumil. Ma olen nüüd ühtäkki sattunud sellise kunstiteadlasest interveerija funktsiooni, mis... Aga no ma ütlen veel kord, et me Pusaga tunneme tükk aega juba ja on päris hea võimalus selliseid asju nagu natukene küsida, mida võib-olla sellisest, kuidas öelda, näituse avamise peomeeleolus võib-olla ei jõuaks küsida, et see on tegelikult ikkagi niisugune teatud süvenemist nõudeb ja teisalt ütleme, ma ei ole kunstiteadlane, et ma ei oska nendes kategooriates rääkida, et ma nagu lähenen oma sellist mõtlemist pidi või oma, mis mind nagu huvitavad. See ongi see, mis huvitab. Aga jah. Et selline üldine mulje, see teine, mis ütlesid, see sõna rism, ma ei tea, kas see nüüd on kust ja kuidas täpselt, aga see on nagu sõna naerma tegelikult, prantsuses on rire, on ju naerma, eks on, ja et see mõte mul ka tuli, et see on selline naer, et see on nagu selline tohutu naer on need minu pildid kuidagi, et ma kujutan ette, et kui naeru võiks visualiseerida, siis midagi kuidagi sellisena võiks seda tegelikult teha. Et oled sa mõelnud või on sulle see sõna kuidagi? Ei, see on risoomidest või juurestikust ikkagi, et ta ei ole selline, jah. Aga see on väga huvitav. Mul mõned tööd võivad olla sisulist, isegi üldse kurvad, aga see ei tähenda seda, et kurbus ei või erksa värviline olla. Või see kurbus on ka selline, ta on pigem melanhoolne või ta ei ole selline... Neid tekste ei pane kunagi välja, neid kõrvale nagu enam. Ma panen... Suunab nagu inimest vaatama, mis suunab. Ma olen lühidalt ikkagi midagi pannud välja, aga ma olen siiani vältinud seda liigselt lahti seletamist mõnes mõttes. Aga ega ma ei ole ka väga palju iseenesest sõnastanud. Enamik paneb, ma vaatan siiski ja nii, et siis hakkad selles suunas mõtlema, et see empaatia tekib siis selle järgi. Aga jah, mulle meeldib, kui ikkagi see valik on, et on võimalik valida ka oma suund. Ei no, see peaks nii olema vist jah, kunstniku seisukohalt ja ka vaataja seisukohalt. Mõnikord ta lihtsalt vaatab väga ükskõikselt, võib-olla siis ta hakkab midagi leidma. Ma olen mõelnud. Juhtnöörid. Jah, kuidas vaadata. Tähendust alati iga asja juures, eks ju. Võib-olla tõesti jah, et seda parem... Tavavaataja seisukoht. Ma ei väga selles see on hea tähelepanek ja võib-olla tõesti on hea, et võib-olla mitte pildi kõrvale, aga niimoodi, et saab ennem väga vaadata ja siis seda teksti vaadata, et siis jäävad mõlemad võimalused alles, et minna omas suunas mõtlemisega. Milliseid kommentaare, kas või seesama sinu viimane ihikunäitus praegu üldse on nagu toonud, et mis on nagu sul endal olnud olulised ka? Üldiselt ma saan sellist väga positiivset tagasisidet, sest pildid on ka ju positiivsed oma värvide ja detailide suhtes. Tore oli see, et kuna ma ei olnud
teinud ju niisugust natuke pikemat aega, 3 aastat Eestis näitust ja olid uued tööd, siis mul endal oli ikkagi päris suur ärevus sees, sest et aja jooksul tekivad teatud muutused käes ja ma ei olnud üldse kindel oma selles uues, õrnalt ikkagi uues suunas või mingites teatud kohtades või. Ja praegu tundub, et ma võin seda joont jätkata nagu veel. Et see oli praegu selline oluline, ma arvan. Ta on selline näitus on kui raamatu esitlus või et sa teedki selle, paned korraks selle vahepeal kinni selle kaane, et siis saab jälle edasi minna, sest et päris keeruline sinna vahele seda joont ka tõmmata, millal üks asi lõpeb ja teine algab. Minu puhul on päris keeruline, et see ju lõppematu. Selles suhtes on see näituse tegevus minu enda jaoks vajalik juba, et ma tean, et mul on tal olnud koos, see on üks lugu ja siit läheb see lugu edasi, aga teine tegelane võib-olla peategelane. See on selline. Kuivõrd oluline üldse on mingi niisugune kõrvaline arvamus sinu meelest? See oleneb ju päris palju kelle arvamus või see arvamus, see, et ilus kole, et ma arvan, et see ei ole väga selline mingi praegusel hetkel minu jaoks ei ole see ülimalt oluline, et oluline on see, kui see tekitab võib-olla mingi arusaamise või mingi tunde inimesel või et ma näen, et see töö annab midagi vaatajale ja ta isegi aeg-ajalt seletab selle lahti mulle, mida ta sealt sai. See on oluline. See on ka selline samamoodi see, jälle see ringlus tuleb sisse, et see info vahepeal võib-olla läbi kellegi inimese peegeldab mulle tagasi ja see on järgmises töös. See on nagu lõputu igat pidi info. Aga see on täpselt, et kui on ikkagi väga lähedane inimene, kes räägib või arutleb töö üle ja ma tean, et ta teab, mida ma teen ka päris lähedaselt, et siis see on ikkagi, ma kuulan väga ja mõtlen selle peale, analüüsin seda olukorda, aga tihtipeale ma ei muuda kõik. Niivõrd mulle. Mulle väga meeldis see, mis sa ütlesid, et see on nagu see sama kujund, aga ta on kogu aeg erinev, et ühesõnaga just nagu praegu, kuna meil on, meie kultuur on mingis mõttes ikkagi selline copy-paste tegelikult kogu aeg, eks me kuulame just seda sama raadiot või vaatame televiisorit kogu aeg on nagu see sama, tegelikult paljundatakse nagu seda sama asja. Et siin just nüüd hoopis nagu vastupidine lähenemine, et okei, ta võib olla sama mingi mudel, ta võib olla mingi sama idee, aga ta on tegelikult iga kord unikaalne. Mis tähendab tegelikult ju meeletut tööd. Et siin on iga selle ruutsentimeetri taga on võib-olla isegi 10 pinsti lööki nii-öelda, või tõmmet. Ka sellel pildil, et kui hakata nüüd kokku lugema tegelikult neid sinu poolt sooritatud nagu kas või liigutusi või akte selle pildi puhul, et neid on, see oleks päris aukartust äratav kogus ilmselt. Need on oma jagu, et mõeldeski selle peale, et enamus värvi ei kata ühe korraga, et siis see maal ei ole mitte ühe korra maalitud, et see maal on kohati 5 korda maalitud. Et kui ma tahan niisugust konkreetset joont saada nii, et ta nii välja paistaks, nagu ma tahan, siis ma pean seda vahest või mingit pinda, et ma tahan seda tooni saada, siis ta käib ikkagi mitu korda sealt kuivab, uuesti välja. See on natuke neid kann, aga see on võib-olla ka see, mis ta, maailm on selline, et inimene, kes seda vaatab, iga inimene saab aru, et see ei ole lihtsalt tehtud. Et ma ei tea, kui ta oleks nüüd
prinditud kuskilt välja ja pandud, et siis ta ei tekitaks tõenäoliselt sellist tunnet. Et siis tegi see tunne, et noh, et näed, mis seal ikka, kuigi ta võib-olla see algmaterjal on tehtud väga keeruline. Ega ma ei teeks ju seda, kui mulle see meeldib. Nii et me võime ikkagi väita, et unikaalsus loob mingisuguse tunde. Et isegi kui seda ei ole võimeline inimene, noh, ütleme see vastuvõtja tõlgendama, tegelikult saab aru, et miski on unikaalne. Ma arvan küll. Ma arvan küll, jah. Ta ongi, noh, ma ei tea, kas see on tänapäeva kunst, tegelikult ta on, ma ei oska teda ka nagu ajastada, või et tal ei olegi samamoodi aega nagu sellel süsteemil. Selles suhtes mul ongi päris kummaline see, et ma ei oska liigitada. Et kui on näiteks mõni näituse kutse või oodatakse kandideerima või et saadab oma näidispillid ja siis seal on ees igasugused erinevad, et kuhu sa kuulud, siis ma ei oskagi öelda, et mis ta on. Et seal on jah, loodusvee, stahvevee, mingisugune, mis iganes. Kas või jätta ära või ma ei tea, loodus panna ka nagu natukene veider, et eeldab mingisugust teatud näemist, aga võib-olla see ongi miks ta see ei ole ka halb. Ja võib-olla see ei ole halb just selle tõttu, et kuskilt maalt me võime ikkagi öelda, et nüüd nagu selline suur kunst ju loobki tegelikult oma kategooria. Et ta ei liigitugi nii lihtsalt kuhugi. Et see on õige suund. Või noh, see ongi nagu sellest sisust lähtuv suund, et see ei ole formaalne. Aga ma tänan. Ma loodan, et see oli sulle huvitav väljakutse ja et igal juhul nagu noh, ütleme, see, miks minu jaoks on nagu huvitav seda sarja tegelikult oleks nagu teha, ongi see, et see annab eelkõige nagu sellele loojale endale nagu mingit tagasisidet või noh, see ongi tegelikult nüüd see uus uurimismeetod, see kunstiline uurimus, artistic research, et tegelikult kunstnik ise uurib. Ja ütleme, minu jaoks on see põhjus nagu hästi selge, et see on tegelikult, seda on vaja sellel hetkel, kui sa tegelikult tunned, et on vaja mingit muutust. Siis sa vajad tegelikult neid tööriistu. Kui sa tunned, et okei, tee on ees või rööpad on ees ja nüüd tuleb ainult gaasi anda, siis loomulikult seda tarvis ei ole. Aga see hetk võib tulla igal momendil, et sa ühel hetkel avastad, et lihtsalt enam niimoodi edasi ei saa või sa lihtsalt ei taha nii teha enam, nagu sa oled teinud või see tundub kõik nii. Aga mina tänan kutsumast ja ma arvan, et see vist oli esimest korda, kui ma selle skeemi niimoodi lahti seletasin. Ja mulle endale oligi see, tänu sellele see leid oli mulle endale päris oluline, et aru saada mingitest väikestest asjadest, mis siin vahel on. No väga meeldib, et me oleme kunstiteadlastest ette jõudnud. No nii, aitäh. Väga huvitav.